raadio rindeteated 3. august 95 aasta. Korrespondent Jüri Liim! No tere hommikust, Jüri, ja palun. Tere hommikust sellel kaunil hommikul. Kuigi sa Vahur avaldasid soovi aatamist, kuid head asja ikka natukene haaval. Ja esitan teemat järgmine kord peale Nagasaki plahvatust. No ei ole tänast lehti veel lugenud ja seal kirjutanud ei soovi korrata. Üritan järgmise korral esitada vähetuntud aatomistori tahke. No ja eks top-kuulajad ole neist plahvatustest 2 saates kuulnud juba enne kõiki teisi. Täna teeksin jutu salati, kuhu poetaks peale veidi mooniseemneid. No ma kardan, et see on vast uueks rahvustoiduks kujunenud banaanide kõrval. Eelmise kuu lõpul saabusid Ameerikast Buffalost, no seal tegutses omal ajal kuulus Buffalo Bill, tagasi Eesti spordiveteranid. Osalesid nad veteranide kergejõustiku maailma meistrivõistlustel. Tagasi tuldi tõhusa medalisaagiga. Iseenesest on sellised pikad matkad üsnagi kallid. Sõitsid aga sportlased võistlema oma kulu ja kirjadega, millest osa katsid ka ise leitud sponsorid. Kel kaeti, kel mitte. Riik siin oma õlga alla ei pannud, kuigi võitjate auks tõusid lipumasti vastavate riikide värvid. Sõitsid võistlema seega need, kel õnnestus sõidu ja elamisrahad kokku kraapida. Paljud olulised nimed ja potentsiaalsed medalinõudlejad olid sunnitud koju jääma. No lihtsalt ei suudetud rahasid hankida. Sellisel moel kokku pandud, no ütleme koondis, nägi oma võimete ja ka käitumiste poolest välja üsnagi kirju. Tohutult meeldiv oli, et kohalikud Buffalos elavad eestlased võtsid kodumaalasi vastu ülimalt soojalt. Kõigil päevadel abistati neid transpordi, ekskursioonide ja arstiabiga. Ja tõesti, arstiabi on seal kallis, näiteks üks sporditraumasüst $40, kuhu sa hing pääsed. Samas suutsid nad veel organiseerida eestlastest võistlejatele tulist kaasaelamist. Tegid seda Buffalo üliõpilased. Eestlased olid seal vägagi populaarsed, no eks ikka tänu oma riigi vabaduspüüdlustele. Vastu võeti meie delegatsiooniga Eesti majas ja konsulaadi töötajate poolt. No igati meelde jäävalt meeldiv. Samas avaldasid väliseestlased palju karme sõnu ja arvamusi meie uue valitsuse ja just endiste sotsialismi tegelinskite kohta. Huvitav on märkida, Läti ja Leedu väliskodanikud oma maade sportlasi vastu ei võtnud. Külma suhtumist avaldati sõnadega. Te valisite endised komud tagasi, las need nüüd hoolitsevad teie eest. Paraku esines Eesti kirjus seltskonnas ka tõrvatilku. Ka üks oli meie sportlaste hulgas, no ütleme, ka välja pressijaid, kes pidevalt keerutasid väliseelsete ümber kõike kerjates. No sellest ainult üks näide. Minnakse jalatsi poodi. Meie mees paneb, tegelikult proovib jalga kalleid kaemelt puutse. Jätab nad jalga öeldes. Need sobivad väga, kuid mul ei ole raha. Eestlastest pensionärid pidid nendegi jaoks väga kallid jalavarjud kinni maksma. Kena on, et nüüd otsustati, igasuguseid enam kaasa ei võeta, isegi kui nad sõidurahad kokku kraabivad. No, elame näeme. Mõni sõna veel Prantsuse tuumakatsetustest. Teatavasti nii mõnedki protesteerivad selles küsimuses sõnades ja tegudes. Ka meie valitsus soovib arvamuse sekka öelda. Ise küsimus, kas on üldse vaja ja kui, siis kuidas. Arvestada tuleb siin ka Prantsusmaa eriti sõbralikku ja abistavat kätt, mida on Eesti vastu üles näidatud. Kui 2 superriiki kirjutasid alla tuumakatsetuste lõpetamisele, sooritati neid samad maa-aluseid ikka edasi. Hiinlased nimetasid 2 suure kõrval neid teaduslikeks, muidugi endi omi. Venelased teaduslike rahumeelseteks jänkid ei kuidagi. Plahvatusi tehti loomulikult suure saladuskatte all ja väikese võimsusega. Ka muu maailma mitmed riigid trügivad tuumapommini, kuid seda nii mõnelgi juba ei ole olemas, nagu seda on Põhja-Korea, India,
Pakistan, Iraak, Iisrael. Mina küll arvan, et neil maadel on tuumapomm olemas. Ise küsimus on, kui palju ja millise võimsusega. Loomulikult on prantslaste maalust katsetused kahetsusväärsed, kuid nagu olen öelnud, ei ole neil teist väljapääsu. Prantslased tahavad teha 8 plahvatust, võimalik, et ka pool sellest. See avab võimaluse edaspidi sooritada katseplahvatusi laboratooriumis, kujutad ette laboratooriumis. Uuritakse just seda tehnoloogiat. Seega on tulevikus välistatud looduskeskkonna saastamised. Olen sügavalt veendunud, et suured tuumariigid valdavad sellist tehnoloogiat ja teevad oma põmmusid salaja jätkuvalt. Kõiki loetletud tuustuumamaade ja aatomiponnistuste vastu maailma avalikkus eriti ei protesteeri, kui siis podisetakse vaikselt. Nagu tehakse seda moka otsast ka Tšetšeenias tapatalguid korraldanud venelaste või serblaste veriste tegude vastu. Tegelikult peaks protesteerima ja nõudma kõigi massihävitusrelvade likvideerimist. Veidi moonisõpradest. Eesti vabas riigis ei pajata ega nõua ükski seadus. Moone ei tohi kasvatada. Küll aga ei tohi kasvatada taimi, millede morfiinisisaldus on 20% ja enam. Antud moonipõllule oli oma dobro andnud teatavasti põllumajandusminister isiklikult. Mooniseemned on vaja meie saianduses ja ka saatmiseks välispagaritele. Mitte midagi juuritud, täpsustatud, saak hävitati püssitorude kaitse all. Käitudes stiilis nagu alati. Tehakse, mis tarkuritel pähe tuleb ja sellist käitumist on raske nimetada võitluseks kuritegevusega. Alles tagantjärgi tehti mooniseemnete ekspertiis, eks ikka sellise tulemusega nagu vaja ja ka nii nagu alati. Selle hävitamise kohta ütles põllumeeste kogu aseesimees Parder tabavalt. No sama hästi võib silokombain minna viljapõldu hävitama, öeldes, vilja kasvatav talumees tahab hakata puskarit ajama. Seda jada saab veel täiendada. Hävitada võib ka kartuleid, nendest tuleb ju veel vägevam puskar. Mets tuleb talu ümbert maha nüsida, sinna saab üles panna peidetud keeduaparaadi. Talumajale tuli reastasse, hoonete sees saab puskarit varitada. Paraku sellistele järeldustele saab tulla meie võmmide loogikalusel. Hämmastav on, et tegutsevad seadusi eirates ikka ühed ja samad isikud ja nii juba pidevalt, ainult et kohad ja tempud on erinevad. Antud juhul aga läksid politseijõud vastuollu valitsusega, kuna põllu ajamise luba oli ministrilt enda. Näis, kuidas nüüd välja keerutatakse. Praegu on talunikul küll õigus kahjutasule, ainult et see summa peaks tulema mitte riigi, see tähendab siis rahvataskust, vaid otseselt rünnaku organiseerijate ja operatsioonis osalenute karmanist. Igatahes on see samm politseiriigi poole ja lillesõja korraldasid poole mõistuseliselt. Kuna söön aeg-ajalt ka moonisaiu, siis politseinike järgi olen ilmselt ka narkomaan. Ja lõpetuseks. Üks populaarsetest õudusteemadest on vampiirlus. Kui palju Draakulast filme on valmis sorbitud, teab ainult Draakula ja vanajumal ise. Sellel sotsialismi ajastu lõpul oli meie TV-s reklaam, kus üks karmi näoga neeger nosis verivorsti ja käkki. No mitte valitsuse käkki, siis veel neid ei tehtud. Tekst kuulutas, külalisele Aafrikast meeldis meie verivorst ja käkk väga. No miks ka mitte, kui Aafrikas elutses njemmite suguvaru, kes njemmisid isukalt missionär. Või veel, avaldati kord imestust, issand, kas eestlased söövad tõesti verest vorsti. Mis sa kostad, söövad jah. Seega on meis kõigis midagi vampiirlikku. Nüüd kuulutatakse pidevalt raadios ja televisioonis. Doonorid, tulge, andke verd. Igati tervitatav ja vajalik haigete abistamine. Kuulutamise juurde lisatakse nõudmine, kaasa võtta pass. Huvitav, kas pass selleks, et sa annad ikka oma verd või selle pass, kelle verd sa annad. Lohutav on kuulda selles loos, et riknenud veri visatakse minema. Mõtle kui kena, et sellest rahvustoitu ei tehta. Head jätkuvat, kaunist suve. Oma jõudu rahu nimel. Hiljaaegu proovis
aina rõõmustama peab. Tagajärjed olid teadnud. See korda läinud on, seal kus aja lõppes pomm, kelle kisterik jääme maha, liidu atom pole paha. Ettevaatus, meil on atom, aru saate. Oolisime, töötasime, rahva jaoks me virgalt kuulsid sellest kõmudes. Välismaised ajalehed. Ihamaa lõi idales. Meie saladus meil käes. Venelastel teadasel, mida teadsime vaid need, kuidas julgevad küll nemad, tuuman ka ei haivan seda. Kas siis tõesti tegelikult magas maha? Sessiooni, Morrisoni, hukatusse viivad Stalin kinnitas neid teateid. On leitud teadvad teateid. Mitmed suured katsed veel. On me teadusmeestel ees. Leidub pomme meie maal, arvestage sellega, kuid ei kuulu meie plaani alustada sissetungi. Inglismaale, Saksamaale, Prantsusmaale ja rahustuge, ärge muule, tulge ära USA. Populaarses Nõukogude inimesele arusaadavas vormis teade sellest, et ka Nõukogude Liidul on olemas aatompomm. See loodi 1949. aastaks ja Kurtšatov vist minu mälu järgi oli Nõukogude aatomi isa. Ameeriklasid tegid oma pommi selleks, et päästa lääne tsivilisatsioon. Nõukogude omad ilmselt selleks, et päästa Nõukogude tsivilisatsioon. Vähem kui 50 aasta pärast suri viimane niikuinii välja või kas suri.